Üks päev küsiti mult, miks ma teen oma asju, kas ma teen neid puhtalt kasumi pärast või et inimesi aidata. Ja siis ma vastasin sellele. Ja minu vastus jõudis selleni, et tegelikult ma teen neid asju, et maailma muuta, et maailma parandada, et pakkuda väärtust. Ma tegin turu-uuringut, et siin sees on seerum. Läksin nendesse ilupoodidesse, eri kohtades, tavalistes nii-öelda toidupoodides, hakkasin uurima ilulettides, šampoonilettides tooteid, vaatama, mis nende koostises on. Ja osad harvad tooted on täitsa head inimestele, aga väga palju on mikroplastikut, igasugust jama, mida pannakse nende ilutoodete hulka ja inimesed mõrgitavad ennast põhimõtteliselt. See on ka põhjus, miks ma pole 10 aastat lõhnaõlisid deodorante kasutanud, sest need pole head. Need pole head kehale. Ja siis ma käisin vaatamas neid seerumeid, et hästi hea koht, kus ma sain sellise hinnalise võrdluse oli Rocca al Mare keskuses, et seal on 3 ilupoodi minu teada. Üks on see, kus on see Anu Saagimi pilt, siis on see Body Shop ja siis on see suur. Ma läksin sinna ja vaatasin seal erinevad tooteid läbi. Lõpuks ma jõudsin noorendavate, kortsude vastaste, ilusaks tegevate seerumite juurde. Ja need olid kõik, selline väike pudel maksis 100 eurot, 120, 180. Ja vaatasin neid, et nagu päris huvitav, et neis on küll neid toimeaineid ja asju. Aga me tegime ise ka sellise seerumi, mis teeb täpselt neid samu asju ja sisaldab aineid, mis on kõik meile head ja tarvilikud ja vajalikud. Ja siis selline naljakas asi, et see minu äripartner, kes leiutab neid, et tema soovitas siis, et pane seda seerumit ja hambapastat omale näkku ja kortsud lähevad ära. Ja seerumiga muuseas hakkab nahk ilusalt kumama. Et selliste asjade tegemine pakub mulle rõõmu, sest suudame aidata ja rikastada päriselt inimeste elusid, et see hambapastaga on ka samasugused lood. Et mina joodan seda, et ma tellisin selle hambapasta algselt iseendale, et ma saaksin oma hambaid paremaks, oma hambaaukudega tegeleda ja nii edasi. Ja siis otsustasin, et ma pakun nagu edasi, et kas keegi soovib osta ja järsku hakkas voolama tagasisidet. Et mina ei väida neid asju, et need pole minu väited, aga need on inimesed on öelnud, kes on ostnud, et kellelgi oli näiteks antibiootikumi koorid ja ta ei saanud nendest juurepõletikest lahti ja kasutas seda hambapastat nädalaga koos kullaveega, läksid ära. Siis mingitel inimestel on mustad täpid, väikesed augud ära kadunud, erinevad igeme hambapõletikud, hambad on läinud valgeks ilusaks. Et selliseid asju on juhtunud, et ületanud kõik minu ootused ja ma ikka veel ei väida seda, et see teeb seda. Aga seda ma näen ka, et kui seda pannakse näkku, siis see nägu läheb ilusaks, hakkab kumama, nahk läheb hästi mõnusaks. Saab aknest lahti, isegi haavadele võib panna, et haavad lähevad väga ilusasti kokku. Et see on täitsa nagu uskumatu ja see ongi see põhjus, et küsiti, et miks ma teen neid asju, et inimesi päriselt aidata. Ja lõpuks kui õnnestub, kui läheb kõik nagu soovime, õnnestub need nii-öelda Euroopa jaekaubandusse panna ja nii edasi ja tulud lähevad piisavalt suureks, siis ma soovin ehitada selle tulude eest ökokülasid, tegelikult mitu küla, kus oleks kogukonnad, et ma olen teistes videotes rääkinud lahti seda struktuuri, et paljud tulevad rääkima, et eestlased ei ole kogukonna inimesed. No loomulikult, kui seda definitsiooni ei tunne ja tead mingit vale definitsiooni, selle definitsiooni järgi ei olegi, et elame ühes nagu mingi hotellis või majas kõik koos. See on jäle tihtilugu. Vahest võib ka väga ilus olla mingite gruppide poolt.
aga jah, et mina mõtlen ikkagist enamasti eraomandit, võib ka olla nii-öelda välja renditavad majad ja ka teatud sotsiaalmajandi osa, et oleks kõik huvid esindatud ja oleks ehitised, mis põhimõtteliselt oleks võimalik nii-öelda ära lammutada ja mädandada ja neist ei jää põhimõtteliselt jälge loodusele. Et seda on väga raske saavutada, aga mida rohkem ehitist saab sinna suunda panna ja samas oleks kõik need tänapäeva mugavused ja luksused, seda parem, et see on nagu minu sihik ja et oleks selline nii-öelda ühine kool ja laps vajab enda ümber küla, laps ei vaja endale lasteaeda ega kooli ega trenne, vaid laps vajab enda ümber küla, kus temast saab täiuslik inimene ja kõik need trennid, lasteaiad, koolid võiksid olla külaga nii-öelda ühendatud. Vot. Trenni võib ka teha, kui tahab täitsa lahe asi, nagu täitsa selline täis asi, võib nagu minna kaugemale ka. Vot, aga need on see baasprintsiibid ja neid printsiipe nii-öelda juurutada, tuua, et ma võin teha teavitustööd, tulla teiega rääkima, et kutsu mind kõnelema kogukondadest. Ma olen käinud mõned korrad kõnelemas sellel teemal, et ma olen ikkagist rahvusvahelise kogukondade ühenduse saadik ja Eesti ökokogukondade ühenduse juhatuses olin 5 aastat, et täitsa võib mind kutsuda tegema sellel kohal selle teemalisi esitlusi ja kõnesid. Vot. Aga mina otsustasin, et las ma ehitan, las ma olen osa ehitamas sellist küla kogukonda, et inimesed saaksid avarduda, õida, puhkeda. Et toimuks rohkem nii-öelda, rohkem ühendus looduse ja maaga. Need on minu ideaalid, minu printsiibid ja ka minu nii-öelda raudne tahe, raudne fookus. Sest nii kaua aega, kui me elame ikkagi sellises kiires tarbimises ja isoleerituses, me ei muutu õnnelikumaks, me ei muutu paremaks ja planeet ei naerata nii väga. Aga kui me teeme temaga koostööd, siis ta muutub. Ja sama printsiip on nende toodetega, et praegu on jah, et plastikpudelit kasutame, et üliäge oleks jõuda üks hetk sinna, et me saaksime mingi vetikate baasil tehtud pudelit kasutada ja niimoodi. Ja klaaspudeli, klaas ja plastik, et klaasis tekib samamoodi seda jäädet, et see on nagu järgmise astme nagu probleemi lahendus. Et samamoodi nagu Patagoonia, mis teeb hästi häid vastupidavaid matkamis, mägironimis, õuestiku, ilmastiku riideid. Neil on ka, et nad tahavad olla rohkem kui ökod, aga nemad ka teadvustavad seda, et nad ikka tekitavad jalajälge oma tegevusega. Aga nende eesmärk on pakkuda alternatiivi sellisele kiirmoele, kiirtarbimisele. Ehk siis aeglane tarbimine võiks olla meie kõigi sihik. Vot. Ja siis nendest kõigist asjadest inspireerituna, et käisin kusagil 2013 äkki Nitsas ja läksime siis sinna Mäkke bussiga Monaco poole reisile, läksime Fragonari lõhnaõlitehasesse ja hullult äge kogemus oli, et mulle väga meeldis näha neid lõhnaõlisid, kuidas neid tehakse ja tol ajal ma kasutasin, aga siis tekkis mul mingisugune sisemine ärkamine, lõpetasin igasuguste mürgiste asjade kasutamise, hakkasin ise endaga tegelema ja läksin isegi vahepeal liiga sinna teise äärmusesse. Aga hakkasin kasutama eeterlikke õlisid ja kui ma kohtusin oma naisega, siis tema on see nii-öelda doTERRA esindaja Eestis. Eestis on palju neid esindajaid, aga ta on üks esindajatest. Ja siis ta rääkis mulle, mis kõiki võimsad asju nende eeterlike õlidega on tehtud ja kuidas nad aitavad inimesi nii-öelda paremaks muutuda, et igasuguste jamade korral. Ja siis ma mõtlesin üks päev, et sellest hambapastadest ja kõigest inspireerituna, et teeks oma need õlisegud ja siis tellisingi mingid kallid roosiõlid, et mingi roosiõli 5 milliliitrine pudel, et 5 milliliitrit, sinna pisikene, maksab kusagil mingi 247 € või midagi sellist, nagu täitsa ulme hinnaga.
aga tellisin selliseid õlisid ja panin kokku, tegin segud ja noh, rääkisin naisele, et mul tuli mõte, et ma teen dissiõli, et rindadele õli. Siis naine hakkas naerma, et noh, tee oma eluga, mis sa tahad. Noh, siis tegingi, et see on see dissiõli, et ma panin siia roosat pipart ja kreipi ja viirukit ja vaadikaseemneõli ja mandliõli. Et seda siis saab rindadele määrida. Et naine tellib endale selle ja siis palub oma mehel peale määrida. Tegelikult ise endale õlide peale määrimine, kui ma kunagi massaažikoolis käisin, on ka väga hea ja kasulik tegevus, et kreeklased näiteks armastasid endale oliiviõli lihtsalt peale määrida ja nii edasi. Ja siis ma tegin Kleopatra iluõli, et see on selline ilusaks tegev õli. Tegelikult siin on riitsinusõli ja siis siin ongi seda roosi, neroolit, viirukit, mürri, et kõik asjad, mida see Kleopatra kasutas ja seda prits lased enda peale ja tunned ennast ilusana. Vot see on minu meelest kõige lahedam asi. Ja naljakas ongi see, et kui ma neid nii-öelda kosmeetikapoodide ja asjade, neid hindu võrdlen näiteks, no hambapasta, see on nagu kallis, aga ta nagu, tema teod räägivad iseenda eest, et ta on nagu õige mees, kelle teod räägivad, eks ju. Seerum samamoodi, tema teod täpselt samamoodi räägivad nagu enda eest. Ja ta on nagu alahinnatud võrreldes nende teiste noorendavate ja vanadust pärssivate ja kortse kaotavate seerumitega. Aga need ise on lihtsalt nagu ülimalt ägedad. Et see on ka nagu see, et palju ma neid õlisid siia panin ja kõike seda, et hakkasin vaatama, et okei, et missugused marginaalid siin jäävad alles selle iga toote maha müümisega. Noh, loodetavasti neid soovitakse ja soovitatakse edasi ja läheb hästi. Aga kõige ägedam see just see alkeemiline protsess selle juures. Ja ma ise poleks kujutanud ettegi, et ma hakkan mingit sellist asja tegema, et see on nagu täiesti suvaline tegevus, mis sattus järsku ette ja hakkasin seda tegema ja avas mulle täiesti uued uksed ja väravad ja okei, päris tore värk. Vot sellised mõtetena, et kui sa soovid tellida, siis kirjuta all mulle meilile või otsi mind seal Facebookis ülesse ja siis saad neid proovida ja asju. Vot sellised mõtted. Aga okei, nägemist.